Mis toimub? Meid visati välja majutusest, sest me olime pahad lapsed. Me oleme hetkel hommikul kell 4:50 vist juba. Istume siin, ootame starti. Kell 5 stardime Cooper Beat'i poole ja siis me otsime ööbimiskoha. Sõitmist alustasime hommikul 10:05, täiesti pimedas. Enamus teest kulgeski pimedas ja vihmas ja vahepeal oli päris tugev tuul, aga nüüd on ilm mõnevõrra rahulikumaks läinud ja varsti tuleb ka esimene peatus. Et siis saame natuke jalga silutada ja keha kinnitada ja siis sõidame juba edasi. Tulime hetkel esimese kontrollstopi juurde, mis tegelikult Tarvinist tulles on viimane kontrollstopp ja sellega tutvume siis selle jaoks, et me tunneksime võistluse ajal selle ilusti ära, et siin ei oleks mingeid ootamatusi ja et me lihtsalt oleksime kõigega natukene paremini kursus. Eile õhtuks sai selgeks, et üheskoos me Tarvinisse täna hommikul liikuma hakata ei saa, mis tähendab seda, et osa tiimist jäi Adelaide'i ootama meie lennukonteinerit. Me leidsime Salareidi lennuki numbriga 45 millegi pärast. Aga minu arust see on see värv, mida me käisime otsimas ka ilmajaama raami jaoks. See on täpselt see õige Salareidi rand. Me oleme jõudnud meie esimesse peatumispaika, mis on natukene Cooper Beat'ist ülevalpool ning hetkel on käsil telkide ülespanemine, muu varustuse ülespanek ning ka söögi tegemine. Proovime oma esimest selle aasta laagrit püsti saada hetkel. Kaua aega on läinud selle jaoks? Rohkem kui 25 minutit. Mis on rekord? Ajaloo raamatute järgi umbes 10 minutit. Aga täna oli ka kõige ekstreemsem. Ma Maroko kohta ei kommenteerida, aga Austraalia läpping on püsti paremini kindlasti. Sest et siin on mingi 300 meetrit sekundis tuul, ma arvan. Kuna väljas on jube tugev tuul, siis meie köök on täna üles sätitud sellisesse trailerisse ja Peakokk Ülo, räägi meile natuke, mis meil täna õhtuks süüa tuleb? Täna õhtuks tuleb siuke pool improvisatsiooniline hispaaniapärane riis chorizoga. Me oleme siin köögitoimkonnas ja naljasid ootavad juba rivis. Käes on teine päev Tarvinis sõitmist ja
hetkel on meil telgid kõik ilusti kokku pakitud, pooled juba kenasti söövad, väljas on ikka väga tugev tuul ja väga külm, aga varsti alustame enda teekonda siis edasi Tarvi poole. Oleme jõudnud järgmisesse tankimispeatusesse. Siin on väike, jällegi lihtsalt peatuspaik, seda ei saa isegi külaks nimetada. Siin on pood, pankla ja heal ajal võib-olla mingisugune baar, mis praegu lahti ei ole. Ketri, kas sul oli külm öösel? Mul oli väga külm. Sul sa magada said? Ma arvan, et 1,5 tundi. Aga kas sulle tehti enne koolitus, anti ka travel hacker, kuidas üle elada? Siit siis idee järgmiseks hooajaks. Oleme jõudnud Erltundasse, mis on ka üks võistluse kontrollpunktidest, aga eelmine võistlus jäi see kontrollpunkt meie viimaseks, aga hetkel tangime ja naudime päikest ning siin on ka üks väga armas loomapark, kus on näha emusid. Me oleme Tiitri, ma ei tea, asumis või mingis paigas ja siin me tankisime. Mis on suure tee ääres? Vetsu ei leidnud. Täna on üsna üheülbaline sõitmine olnud lihtsalt. Mina sain väga hästi taga teha tööd. Aitäh insenerid, kes te panite Starlinkis jagatusele. Ja ma ei tea, suurt mingit nagu üllatust ei ole olnud siin vahepeal, nii et ilus ilm on vähemalt. Siin on nagu täitsa nagu mõnna juba. Fun fact, siin DI3 asumis on Austraalia kõige tsentraalsem pubi geograafilises mõttes. Täna me ööbime sellises camping side'is ja siin on ka teisi treilereid ja telke, ehk siis me võtame täna väga vaikselt. Õhtusööki ei tee, sellepärast et Keneka hääl muidu ärataks tõenäoliselt teised üles ja hommikul jälle stardime väga vara. Me oleme õues, ootame koosolekut, aga kuna taevas on nii ilus, siis kõik pildistavad taevast, sest taevas on linnutee. Vaata, kas linnutee opal tähendab näha isegi siin. Paneme siia kõrvale kohe pildi, see on näha, mis suure tegelikult on. Hakkasime täna hommikul kell 5 sõitma ja oleme lõpuks ometi jõudnud ilusa ilma kätte. Väljas on 28 kraadi, löömab päike. Me oleme nüüd siis jõudnud Daily Watersisse ja Darwinisse on jäänud ainult veel mõned 100 kilomeetrid. Täna meie see pikk retk saab siis sellega lõpu. Jah, puhkame siin natuke ja naudime võib-olla ilma ja sõigame edasi. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Siin Darwini pool on tulekahjud üsna tüüpilised ja tegelikult see tulekahjude periood ongi peamiselt augustist oktoobrini, see kõige suurem oht. Ja nagu siin taga näha ka, siis tegelikult praegult on juba siin tulekahjud üle käinud. See võib olla looduslik, aga see võib ka olla see meeste nimi, et see päästemeeste, tulemeestegi, tulekahjurite, ei. Mis see nimi on? Tuletõrju. See võib olla tuletõrjujate enda töö, et nad ise põletavad seda väikest kuluheina, et siis päriselt, kui on see tulekahjude hetk, et siis see tulekahju nii suureks ei läheks või et see läheks kiiremini mööda.
Jõudsime eile õhtul tiimiga Darwinisse ning 3 päevaga läbisime üle 3000 kilomeetri, ehk siis peamiselt oligi meil kavas sõitmine, tankimine ja telkimine. Ning nüüd naudime seda Darwini soojust ja päikest, jääme ootame ülejäänud tiimi saabumist siia ning kohtume juba järgmises vlogis. Longest veok ever! Longest veok ever! Oi!